Tere tulemast vaatama meid. Mõtlesin, et hakkan põrandat panema, aga ei osanud mitte kuskilt otsast peale hakata. Ja siis juhtusin siin sisustusmessile Wood & Gold boksi ja tegelikult saabki meile ekspert nüüd rääkida lähemalt, et mis siis on oluline põranda valikul? Tere kõigile ja põranda valikul on eelkõige tuleb vaadata, kas on tegemist põrandaküttega või mitte. Põrandakütte puhul kasutatakse laudparketti ehk siis mitmekihilisi põrandalaudu ja kui kütet ei ole, siis võib ka kasutada täispuidust parkette. Mis siis nende selline suur vahe on, et miks peab olema selline kihiline ja miks täispuidu ei sobi, kui on põrandaküte? Massiivlaua puhul, mis on täistamm, selle pinged on lihtsalt nii suured nii tammel kui saarel, et kui see maha liimida, siis põrandakütte puhul võivad tekkida kütteperioodil vahed sisse ja see kliendile ei meeldi. Ja sellepärast on laudparkett loodudki, et on kahekihilised, see siin on kolmekihiline, ühelipiline, ehk siis maha panduna näeb välja nagu põrandalaud. Ja siin on kihiti risti põiki nad liimitud oma vahel, ehk siis alt tulev soojus ei mõjuta teda just põhiliselt seda tamme siin peal nii tugevasti, et vahed sisse tulevad või laud kaardu läheb. Et seetõttu on siis laudparkett välja mõeldud. Kas on materjali valikul ka oluline, et mis puidust see parasjagu tehtud on, et kas see mängib ka rolli? Meie kasutame tugevaid puuliike ehk siis väärispuitu Tammesaart, vähemal määral pähklit, aga seda siin Eestis müüme vähe. Et Tammesaare puhul ta on tugev puuliik, et mändi, kuuske, need põrandad seisavad ilusad, ma arvan umbes pool aastat, et paljud kliendid pöörduvad meie poole, et panin pool aastat või aasta tagasi männi põranda, et ega sul ei ole midagi laudparketi õhemat, millega saaks sinna peale nüüd liimida, et parem ikkagi eelistada kohe tugevaid puuliike. Kas see on puhtalt kinni kliimast või see kehtib nagu igal pool see reegel? Üks asi on kliima, aga teine asi on visuaalne pilt, et tamm ja saar on ilusad puuliigid, et enamus me toodame 95% tamme ja viimistletud tamm on ka silmale ilus ja kliendid austavad seda rohkem kui mändi kuuske. Ma saan aru, et selle hooldus on ka siis oluliselt lihtsam kui nagu teistel puuliikidel või kuidas sellega on? Hooldusega on nii, et kuna ta on tugev, teda on raske ära kratsida ja et juba see on üks, aga teine asi on näiteks viimistluseks me kasutame õli ja lakkimist. Lakk on võib-olla natukene tugevam, aga õli on jällegi hea eelis, et sa saad teha hooldusõlitust, sa saad teha mingite vigade korral, saad teha kohtparandusi. Aga kõige olulisem on ikkagi see, et kui on oletame õlivahatatud põrand, siis tuleb kasutada õigeid hooldusvahendeid, mida siis panna pesuvette ja on olemas ka hooldusvahad. Et igal õlifirmal on need endal olemas ja parkette ei tohi pesta puhta veega. Et see tekitab baktereid ja kulutab kihti, nii et see on põhiline, millega arvestada ja see on selline õlimüüjate jutt, et hooldusõlitada tuleb iga aasta õige hoolduse korral, ma vaidlen vastu. Ma saan aru, et siis kui inimene tuleb juba tellima, et siis te lähemalt räägite ka kõik, kuidas vastavat nagu puitu hooldada? Just täpselt ja mida kindlasti tahan eraldi üle rääkida on ujuvpaigaldus. Väga tihti küsitakse, et kas ujuvpaigaldus ehk klikk pannakse rullmatt alla, kuivalt peale ja nii ta jääb. Või siis punnisoonega maha liimitav. Et mina ikkagi Põhjamaa tingimustes soovitan maha liimida, et tamm mängib väga tugevalt ja kui teda alt midagi kinni ei hoia, siis see on loterii allegrii, et kui
kui hea parketi te just ostsite, et mina arvan, et ujuv põrand võib-olla 10 aastat, võib-olla vähem, võib-olla rohkem maha liimitav aastakümneid. Ja nagu ütlevad ehituseksperdid, ujuva põranda alla, kui on põrandaküte, siis jääb umbes 20% kliendi raha soojusena jääb sinna alla kinni. Ja muidugi ta on väga lärmakas põrand ja maha liimitavad, vaikne põrand. Tamm on ka kontrolli all, kuna liim hoiab teda tugevalt kinni. Need liimid jäävad peale kuivamist nagu autorool, selline kergelt vetruv, ehk siis ta mängib selle tammega kaasa ja kokkuvõtvalt siis, et mina soovitan maha liimida, kui tahate ühe korra põrandaga tegeleda. Kas muidu hakkab kriuksema ka see põrand, on siuke võimalus või et siis nagu kui on liimitud, siis ta suurem tõusega vähem nagu? Just täpselt nii on, aga muidugi kvaliteetsed rullmatid, mida klikkparketi alla kasutatakse, ega nad väga ei kriuksu, et siis peab ikka midagi väga lahti olema, kui ta kriuksub. Aga üldiselt jah, kes tahab endale kodu pikaks ajaks, siis liimige maha. Ma saan aru, et te ise toodate, et te teete vahel ka nagu põnevaid eksperimente viite läbi, et kuidas nagu katsetada seda nagu puidu vastupidavust. Jaa, me oleme teinud nii veekatseid, oleme hoidnud talvel lume sees, kuna me siiski toodame nii klikkvarianti ehk siis ujuvad kui punnsoonega, enamus müüme ikkagi punnsoonega, siis jah, me oleme neid hoidnud lumeangedes ja vihma käes ja vaadates, kuidas siis tammelamell vineeri küljes püsib ja kas läheb kõveraks, millal läheb kõveraks, milline liim on parem, milline halvem, milline vineeri liik on parem, et kindlasti vineeri kvaliteet määrab laudparketi kvaliteedi. No suurepärane, et meil on vähemalt sellised nagu eksperdid on nagu olemas siin, et ise teevad testid ja ise katsetavad ja ise siis teavad pärast rääkida. Aga võib-olla siis võtad kokku, et millised on sellised nagu hooajatrendid või mille poole nagu inimesed liiguvad tänapäeval, et millised on sellised populaarsed nagu tooted, mida te pakute? Täna on üha enam küsitakse kalasaba, et just laudparketina, kuna on põrandakütted, et siin teie selja taga on täistammest kalasaba ehk siis klassika, aga üha enam ikkagi sellise suure mõõdulisi kalasaba vorme, nagu näiteks 120 × 600, see on laius korda pikkus, 140 × 600, 170 × 680, sellised suured mõõdud ja just kalasabasse paigaldatuna, aga loomulikult ka klassikalist pikkalauda, et see on see, mis rahvale meeldib. Suurepärane. Kuidas saab teiega kõige paremini ühendust? Kõige paremini saab ühendust, kui lähete meie kodulehele www.woodengold.ee ja saadate meile kirja, sest kuna tootjatena garantii annan siis, kui kasutate ka meie paigaldust, et siis ei tule vabandusi ühestki otsast ja siis ma magan öösiti paremini. Suurepärane, suur aitäh teile kogu selle info eest. Nii et kui olete valimas endale uut põrandat, siis kindlasti tasub pöörduda Wooden Goldi poole ja küsida personaalset pakkumist ja saate kõik lahendused vastavalt kodule.